Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus. Tervitused, lugupidamine ja armastus. Täna on mu kõrval mu sõber Bonjuk. Kuule, ma avastasin Bonjuki juures ühe harjumuse. Vaata nüüd, kui ma nii teen. Oi, vaata tedet! Ossa tede, vau, tede, vau! Mees hüppas 2 meetri kõrguselt uksest sisse, kui kuulis, et ma videot alustan. Kuule, poiss, mis mees sa oled? Oled sa Tarzan või? Kas sa näed tedet, vend? Teda ei kõiguta see üldse. Vaata, ta hõõrub kogu aeg oma sarve minu vastu, eks. Selle eesmärk ongi see, sõbrad. Näed seda sarve keskmist osa, eks? Vaata, ta tahab just seda kohta sügada, näed. Ta ei saa seda kohta ise sügada. Kui ma seda niimoodi sügan, siis Bonjuku sarv saab leevendust. Bonjuk! Minu lõvikene poeg. Vanaissa! Mandena poeg, sa oled tõesti tubli, sa oled väga osav ja krapsakas koer. Kui ma oleksin sind Tede treeninud, kui ma oleksin sinuga rohkem tegelenud, siis isegi Malinois'd jääksid Tede kõrval varju, ausalt. Ma räägin tõsiselt. Pole kohta, kuhu see mees ei hüppaks või kus ta ei põgeneks. Maashallah, mu lõvipoiss. Mis on täna meie teema? Sõbrad, meie talli on lisandunud uus Malinois. Täna tutvustan teile meie uut pereliiget. Näete Malinois'st, näete meie lapsi, käime ringi, mängime ja lõbutseme koos meie lastega. Mul on teile palve. Enne video vaatamist ärge pange pahaks. Palun toetage mind. Pange sellele videole meeldimine. Tellige kanal ja jätke kommentaar. See teeks mulle väga rõõmu. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge pange pahaks, ärge olge laisad, palun. Kui te sellele videole meeldimist ei pane, siis ausalt öeldes ma kurvastan. Vennas, see ei ole raske, vajuta lihtsalt sellele like-nupule. Pane üks like, toeta mind. Las ma näen, et te toetate. Et ma saaksin palju ja innukalt videoid ülesse panna. Te ei pane isegi sõnagi lausumata like'i, vennas. Ja te ju teate, et ma jagan ka neid, kes kõige rohkem kommentaare jätavad. Need, kes kommentaare jätavad, on tõesti tõelised jälgijad. Tänan sind südamest tubli töö eest. Olgu nende käed alati terved. Javangi neid ka ekraanil. Jagangi järgmises videos taas enim kommenteerinud inimesi. Teiegi kirjutage nii palju kommentaare, kui suudate, vennad. No Bonjuk ja Karamel, mida teie minult tahate, ah? Poisid, te olete kitsed. Miks te käitute nagu koerad? Bonjuki sarved on ka, mašallah, hästi pikaks kasvanud. Bonjuk, läheme maadlema. Vaata nüüd. Bonjuk, läheme maadlema. Hoppalla! See mees tõusis püsti, noh. Kas ta peab mind endale rivaaliks või mis ta teeb? Ausalt, Bonjuk peab mind vist endale rivaaliks, sõbrad. Lähme korraks välja. Bonjuk, okei, aga las ma kõnnin, poiss. Las ma kõnnin. Vaikselt, noh. Bonjuk, ausalt, rahu nüüd. Bonjuk, ma maadlen sinuga, teen sulle säru, vaata. Tulge nüüd, noored ja need, kes end noorena tunnevad. Mis toimub? Kas laseme kitsed lahti? Turgu kõik, tulge nüüd. Tulge nüüd, tulge. Peatu, Natasha, Asie, ei. Mine. Asie, ei. Tule siia, tule. Tede, tule, Noora, tule. Tule, mu tütar, Pamuk, tule. Peatu. Miks nad välja ei saanud? Peatu, aitame nad sealt välja, mõnikord. Kitsed ajavad tee segamini. Tütar, sa lähed valesti, Karamell. Karamell, tule siia. Tagasi, just nii. Karamell, siia. Karamell, sa ajasid tee segamini, poiss. Issand jumal. Oota, las ma vaatan. Karamell, tule siia, Asia välja. Asitse välja, tule. Tule, Asitse, tule. Asitse, Noora, tule. Tulge siia, mu lõvi, tulge. Vaatame kõigepealt ühte last. Mida teevad minu lõvid ja tiigrid? Mašallah teile. Carlos Baba. Tule siia, lõvikutsikas. Jumal õnnistagu sind. Minu poeg on nagu tõeline loom. Vau. Carlos on ka hästi kaalus juurde võtnud. Maarja on ka väga hästi taastunud, sõbrad. Maarja, nagu te teate, on meie uus toodud Rottweileri tüdruk. Teie pole teda ammu näinud. Ta on hästi kaalus juurde võtnud. Tal on ikka füüsis ja välimus, ta on nagu pomm, tõeline pomm. Maarja! Tubli minu tüdruk. Minu ilus tütar, Hector Papa Olle. Mašallah, minu vägev lõvikutsikas. Lapsed, tänu Jumalale on head sõbrad, meil pole mingeid muresid. Täna on ilm mõnusalt soe. Kuidas Asise ja Rocki mängivad? Rocki, ära mine porri! Tule siia, Rocki!
Roki hulluke läheb tuppa, vaata teda. kui ta sinna porri läheb, tekitab ta meile suure jama. kus kitsed läksid? oota, laseme ühe neist lastest välja. Keda me välja viime? kas teeme opiti-piti? praegu saan välja viia. Asja on ka sinna maha jäänud. Asja, Reina proual pole ka rihma. meil on vaja kõige targemat, kes meile probleeme ei tekita. Kes siis nii tark on? praegu ma küll nende seas ühtegi tarka ei näe, vend. oota, kullaki, oota. Karoliin, oota. Kas võtame Odini kaasa? Isabel on ka väljas. Vend, praegu pole ühtegi tarka koera. Kes on olemas? Need kõik on ju hullud. Kas ma viin sind ära, Carlos? Kuule, Carlos. Carlos on ka juba tark. Nüüd hakkab vanaisa ka Carlosest kinni võtma. Meie võtame parem Dysoni kaasa, tule. Siin on natuke jama. Vanaisa hakkab kohe ründama. Las ta ei too meile pahandusi kaela. Näita nüüd ponsukit. Näita kiiresti ponsukit. Ei. Noora, ma ütlesin ei. 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 Ärge segage kitsesid. Ei tee. Ossie, vaata, ma saan sinu peale väga vihaseks. Tule siia, ärge puutuge kitsi. Tule siia. Ühel hetkel jooksid nad kitsede järel. Mitte, et nad ründaksid, vaid nad lihtsalt mängivad. ärgu nad ajagu kitsesid jooksma. Las pontsukid söövad rohtu, meil on vaja Faisali jälgida. Kas teate, kes on see uus Malinois, kelle me tõime, sõbrad? Mäletate seda Malinois'd, keda me hiljuti ravisime, Umai? Me tõime Umai siia, ta on siin meie külaline kuni pühade lõpuni. Muide, juba praegu soovin kõigile head püha. Saadan noorematele kallid tervitused ja vanematele suurt lugupidamist. Soovin teile kõigile ilusaid pühi, sõbrad. Kui on pühad, oleme ikka oma laste juures. Meil pole muud võimalust. Meie veedame oma püha koos lastega, eks ole, Tyson? Tyson, kas viin su kitsede juurde või? Oi, kas nad ajavad Faisalit taga? Poisid, ärge tünitage seda meest. Peatsu, Tyson, peatsu. Las ma viin Tyson baba natuke jalutama. Tyson ma poole. Tyson, ma ei lase sul minna, mina viin su jalutama, poiss. Miks ma ei lase teda lahti? See hull ründab ju kitsi. Tule siia. Tule, Tyson. Kus on Umai? Muide, Umai tuli siia, Malinois. Ta kartis esimesel korral väga ära, sõbrad. Hirmust ründas ta kõiki teisi koeri. Alguses ei saanud ma teda autost välja. Tõin ta autost välja, aga ta hüppas tagasi autosse. Ta peitis enda auto alla ja nii edasi. Ta ei olnud varem kunagi teiste koertega nii suhelnud. Kui ta sattus korraga nii paljude koerte sekka, siis loom kartis väga. Aga nüüd oleme teda õnneks natuke rohkem harjutanud. Maras baba. Ärge segage Faisalit. Umai, tule siia, näita nüüd Umaid. Umai! Tule, mu tüdruk, tule. Talus oli meil ainult Malinois koeras puudu. Nüüd on seegi olemas. Vaata, jälle jookseb minema. Kas näed? Umai, tule. Umai! Tule, mu tütar, tule. Ära karda. Vaatame. Tule. Ta kardab väga koeri, sõbrad. Tule, Umai, tule. Tule, mu tütar, tule. Tubli tüdruk. Ära karda teda. Tule. Nemad on sinu vend ja õde. Tule. Tule, Umai, tule. Umai! Vaata, ta on minuga nii harjunud, et üritab isegi mind kaitsta. See on väga armas. Mulle väga meeldib tema iseloom ja olemus. Ta on alles 4 kuu vanune, aga... Juba praegu on ta kaitseinstinkt super. Ta on isegi minuga harjunud. Kaitseb mind, sõbrad. Umai, tule! oota, kui me vaid suudaksime ta siia tuua. Umai, tule, tüdruk, tule, ära mine sinna. Tule, mu laps, tule. Tule. Tule, mu tütar, las ma tutvustan sind, tule. Nägid, vend, ta häbeneb teiste ees. Oota, ma võtan selle ise varsti. Varsti võtan ise ka, aga Tyson baba on meil käes. Oota, vaatame, Tyson, tule. Viime Tysoni kitsede juurde. Tyson. Argentiina oma poeg. Mashallah minu pojale. Nagu kuul, jah. Tyson, mis sa ütled, poiss? Mis need on? Poiss, mis nad räägivad? Tyson ei arvanud kunagi, et ma teda nüüd jalutama viin. Poiss, olge nüüd natuke mõistlikud.
ärge tehke mingit pahandust. Nad hakkasid jälle kõigile külge lööma. muide, meie koerad. Faisal on seal. Nad ajavad Faisalit taga. Ei, tule siia, Natasha. Nüüd läheb ka Faisal kitsede juurde. Jookse! Peatu, Faisal, ära tee kitsedele liiga. Hullud kitsed, te ju teate, Faisal on kitsede vaenlane. Aias läks tõeline kaos lahti. Iga nurga pealt keegi põgeneb. Tule! Tule, Tyson! tule, poeg, vaatame. Nüüd nad paiskasid Faisali eemale. Muide, tal pole tavaliselt üldse selliseid asju. Iga kord, kui ma videot teen. Kõik koerad lähevad äkki elevile, vaata ise. Bonjour, ärge puudutage Natasha, ei. Tõenäoliselt sai Natasha jälle Faisalilt jalaga. Ta lonkab esijalga, kui sa Faisalit taga ajad, juhtubki nii, tütreke. Ärge ajage Faisalit taga. Kuhu iganes ma ka ei läheks. Koer ja kits lähevad ka täpselt vastupidises suunas, vend. Ma tahtsin mõõta Tysoni reaktsiooni kitsele. Tule, Tyson. Tyson on ka mashallah hästi kaalus juurde võtnud. Mõned ütlevad ka nii. Mõned ütlevad ka, et Tyson on kõõnaks jäänud, anna talle rohkem süüa. Aga sõbrad, me anname juba kõigile oma lastele piisavalt süüa. Muide, ta ei ole ka kõhn. Tyson on väga pikk ja pikliku kehaga koer. Kui me ütleme pikliku kehaga, siis mõtleme, et ta on lihtsalt pikk. Ma ei räägi tema pikkusest, vaid keha pikkusest. Tema kaal on praegu väga hea. Näete ise tema karva. Tal ei ole mingit kõhnust. Olge rahulikud, noored. Tule, paneme Tysonit veel kord, siis võtame Umai. Ma arvasin, et Umai tuleb, aga ta ei tulnud. Mis juhtus, Karolin? Hulakas Karolin, ole tark, oota. See tüdruk on minust täiesti vaimustuses. Ares, kas ma lasen ka sind lahti, poeg? Tõeline lõvikutsikas. Vaata ainult, kui väärikas on Tyson. No vaada. Tyson on tõesti nii väärikas ja nägus, vend. Mulle väga meeldib Tysoni hoiak. Umai on ikka veel konteineri juures. Oota, las ma vaatan. Tune Tyson, baba. Ma tavaliselt ei oleks sind kinni sidunud, poeg. Sest Umai ei tulnud. Meil ei ole muud valikut. Praegu. Lähme siis vaatame, lähme Umai juurde, vend. Maras. Minu lõvi. Tule, mida sa teed, kaunitar? Mida sa teed, mu kaunitar? Miks sa nende eest tagasi hoia? Tule. Tule, Umai. Tule, las ma viin su väikesele ringile. Umai polnud vist ka rihmaga harjunud. Tule, Umai. Peatu, tule, tütreke. Tule, tütreke, peatu. Ei, Isoš. Ei, Isoš, tupa. Ei. Oota. Oota, Isabel, peatu. Isabel tormab nüüd Umai peale. Ma jalutan teda rihmaga, eks? Ei, Isabel, ei. Ära julge. Isabel muutub ka armukadedaks, kui ma mõnda teist koera niimoodi jalutan, sõbrad. Ta ründab. Tal on selline veider iseloomujoon. Ma ei tea, miks ta nii teeb, aga... Umai, tule. Ei, Isabel. Umai, kõnni nüüd mu kõrval. Ei, Isoš. Oh, Isoš hüppab nüüd sealt alla. Loodetavasti ta ei hüppa ja ei tule siia. Tavaliselt tal pole rihmakoolitust. Kõndides ründas ta rihma. Õnneks harjutasin ma teda natuke, sõbrad. Praegu on ta natuke rahulikum. Kui me viimati sinna läksime, jooksis ta läbi kogu koha ja karjus. Ta ründas kõiki. Vaata nüüd, kui rahulik ta on, eks ju, Mai. Tegelikult meie. Dede hüppas ja tuli siia. Loodetavasti Isabel ei hüppa ka. Ei, aga... Sa ei tohi rihma hammustada. Kas sa kuulsid, tütreke? Istu nüüd, Umai, istu. Istu, tubli. Tule. Ei, oota, ei. Oota, tubli, tule. Ei, Umai. Oota. Ei, oota. Tubli, ole niimoodi tark. Tule. Tule. Tule, mu ilus tütar, tule. Tegelikult sobiks meie tallu ka üks malinoa. Teie ütlete mulle kogu aeg, et võta, aga vaatame, võib-olla võtan tulevikus, sõbrad. Nende iseloom on ka väga ilus. Neid tuleb natuke rohkem treenida, nendega tegeleda. Kui nad on välja õpetatud, on nad kaitsmise ja muu sellise osas super. Tule, kallis, tule. Vaata, enne ta ei tulnud, aga nüüd on ta juba harjunud, näed. Nüüd laseme Umail natuke rohkem teiste koertega sotsialiseeruda. Ei, noore.
me harjutame teda nendega, sest peame teda teistega läbi käima panema. Vaata, ta ei tulnud enne, aga nüüd kõnnib ta mašallah minu kõrval. Umai tahab kellelgi enesekindlust saada. Meduusa vihastas tema peale nii väga. Tule! Noora! Jätsid pojad maha. Kus sa ringi kulgud, tütreke? Tule, Umai! Tule, ära karda, tule siia! Oota, Apollo, sa oled end sinna kinni pannud. Poiss, mis sa nüüd tegid? Näed sa nüüd? Apollo hüppas kuudi katuselt üle. Praegu, see polnud just äsja selline. Ta just hüppas. Ta lasi sinna ketti panna. Üks hetk, tule siia, poiss. Peatu, ei, vaata, kas nägid Umaid, vaata. Siit alustab rünnakut, vaata. Oi. Ta ei taha üldse teiste koertele sõbralik olla, vend. Apollo, aitame Umail siin harjuda, poiss, eks. Mu lõvi, kui ta siin veel veidi aega veedab, harjub ta ära, aga me peame talle selles eeskujuks olema. Kui me talle teed ei näita, jätkab ta samamoodi. Ma teen ka omalt poolt kõik, et ta sotsialiseeruks. Tule! Vaata, see tüdruk on ka umbes 4-kuune praegu, eks? See ja tema on peaaegu ühe vanused. Tule nüüd, Umai, lähme teiste vendade juurde. Tule. Näed, kohe tõmbub tagasi, vend. Kohe? Nüüd tahan ma Umaiga midagi proovida. Kui me paneme ta puuri, kas ta hakkab karjuma? Võta ta ja pane siia. Ei, või pane ta siia. See koht on nagu suur. Carlos. Minu lõvid. Kõik meie lapsed on nagu relvad, tead küll. Ma jumaldan neid. Olvu, noored. Peatu. Tule, ma panen nüüd Umai sinna puuri. Olgu pusat. Üks hetk, Umai. Peatu. Umai, mine nüüd edasi, tüdruk. Mine nüüd edasi. Siin on ka juba tükk aega tühi olnud. Umai, ma lähen nüüd. Kas on korras? Umai kardab pusatit nii väga. Umai! Umai ütleb, kuhu ma sattusin, kurat. Võtaks kõik on nagu koletised. Vaata pusatit. Mašallah pusat. Olgu, tule. Tule hästi, tule. Las ma jätan ta nüüd teiste koerte juurde rahule. Oota, ära usalda mind, ära otsi minu kaitset. Vaatame. Tule! Kuidas ta siis ei otsi kaitset, vaata neid. Need söövad inimesi, tõesti söövad. Need söövad inimesi. Tule, tüdruk. Sõbrad, ma katkestasin video, juhtus šokeeriv sündmus, nüüd jätkame. Nüüd teate, et mul olid tänaval koerad, keda ma toitsin. Küllap keegi kaebas nende peale, külas nad pidid tulema neid ära viima. Sealt helistas mulle Džihangir. Ta ütles kohe, et leiame Karabaši jaoks kiiresti mingi lahenduse. Seal oli Karabaš, keda ma toitsin ja eriti armastasin. Nüüd võtsin ta kaasa, sõbrad. Praegu on ta autos. Oleks vaid inimesed hoolitsenud tema eest, aga nad kaebasid, sest ta häiris neid. Ma ei saa aru, miks ei lubata neid loomi linnas pidada, olgu, aga kas siis ka külas ei tohi neid pidada? See maailm ei kuulu ju ainult inimestele, sõbrad. Ma ei saa praegu aru, sest ma hakkan ropendama. Ütlen midagi halvasti, räägin inetult, see ei sobi. Sellepärast ma läksingi ja tõin nüüd Karabaši, ta on autos. Aga Karabaš on ka väga karm koer. Varsti räägime pikemalt, aga kui me nüüd Karabaši autost välja toome, läheb tõenäoliselt aias suureks jamaks. Loodetavasti kaklust ei tule. Karabaš pole ka kunagi varem rihmaga jalutanud. Ta pole rihmaga harjunud ja ma ei tea, mida me teeme, vend. Olgu meie ettevõtmine õnnistatud, Tyson vaba. Kas Tyson võib nüüd Karabašile kallale minna? Võid küll. Kitsed on ju kinni, eks? Laseksime Tysoni lahti, sõbrad. Tyson, ärgu olgu ukse ees. Ärgu ründagu Karabaši. Las Tyson vaba läheb, vaatame. Ma ei tea nüüd, kuidas me Karabaši alla saame. Ausalt öeldes, kui ta oleks emane, oleks teda lihtsam harjutada. Aga kuna ta on isane, siis on raskem, sõbrad. Oota, Noora, sina ära tule. Oota hetk, ma toon ta ise alla, sina jää sinna. Üks hetk. Nüüd, vend, Karabaš! Poiss, kas oled valmis? Karabaši pani muid autosse, istub nagu korralik koer. Nagu oleks kogu aeg autoga sõitnud, väga tark.
tal pole ka rihma, aga küll me midagi välja mõtleme. Oota korraks, Karabaš. Leiame mingi lahenduse, paneme asjad paika. Nüüd. Karabaš, tule! Bismillahirrahmanirrahim. Karabaš ei käi riima otsas, vend, ma tean seda. Karabaš, tule! Karabaš! Karabaš on nüüd väga ärev, sest ta sattus koera karja sekka. Ta ei taha ka sisse minna. Tegelikult tahaksin öelda, et las ta jääb koos alaga õue, aga see ka ei sobi. Jumal hoidku. Ana jookseb vähemalt autode eest ära, aga ma ei usu, et see seda teeks. Karabaš, tule! Tule, poiss, aga näe, ta ju ei tule. Karabaš! Poiss, miks sa ei tule? Kas sa kartsid siin? Panin riima peale, vend, ta muutus väga pingeliseks. Ta tundis end rihma pärast ebamugavalt. Mida me teeme? Kui me ta korraks ilma rihmata lahti laseksime, kas ta hakkaks kaklema? Karabaš! Minu lõvid on praegu väga ärev, sõbrad. Karabaš, ma võtaksin sind ka sülle ja viiksin su sisse, aga poiss, sa oled ikka väga raske. Tule ka Karabaši juurde. Mašallah. Nüüd, ei, vaatame, ei, oota, vanaisa, ei, poeg. Tõmba eest. Ei. Oota, kurat, Tyson. Kurat, te kriimus, tasite mu kõik kohad ära, tule välja. Tule nüüd välja. Peatu, poiss. Oota. Nad kraapisid mind küüntega niimoodi, vend. Ausõna, nad rebisid mu keha tükkideks. Praegu. Ma lasen Karabaši kurraks olla. Loodetavasti tüli ei tule. Bismillahirrahmanirrahim. Olgu. Rocky, sina mine. Rocky, peatu. Rocky, ei. Nüüd. Ta on veidi tagasihoidlik, väga ärev. Väga ärev. Rocky, poeg, ära mine nii lähedale tema näole. Rocky nuusutab ka tema suud, eks. Jumal hoiku, kui ta hammustab. Esimesena hammustatakse Rocky. Olgu, nüüd laseme Karabaši lahti, vend. Praegu on esimesed reaktsioonid väga head. Tänu jumalale, ta ei kakelnud kellegagi. Kas nad ei näe kaplaniga väga sarnased välja? Nagu õed-vennad. Maras on ka näiteks kaplaniga vend, kuigi neil pole midagi ühist, aga Karabašiga näevad nad välja nagu vennad. Vennas, koerte reaktsioonid on väga toredad. Karabaš! Ta ei teinud mingit liigutust ju. Seetõttu läheb praegu kõik õnneks väga hästi. Karabašil läheb natuke aega harjumiseks. Karabaš! Kuule, poiss, ma ütlesin, et võtan selle ja saatus soosis, et tõin su siia. Mu vaper poiss. Ma armastan oma Karabaši väga. Ma läksin jälle neid toitma. Seal on veel 4-15 koera, ma ei tea, mida me nendega teeme, sõbrad. Kas keegi ei taha neid adopteerida? Ma võin minna ja teile video teha. Seekord viiakse loomad varjupaika. Tahaks küll kõik endale võtta, aga... Kuhu ma selle panen, vend? Meil on juba palju koeri. Külas ka keegi ei taha teda. Inimesed ei taha isegi ühte koera pidada. Kuidas ma nüüd 4-5 tükki toon? Mašallah. Karabaš läheb väga hästi. Karabaš küsib, kuhu ma sattusin. Kas see oli teie koht? Aga kaplaniga on nad nagu vennad. Oota, las ma vaatan. Me toidame ka Karabaši nii hästi, et temast on saanud tõeline hiiglane, mašallah. Vaata ise. Rohki, ära mine liiga lähedale, poiss. Kui ta oleks emane, ma ei oleks nii ettevaatlik. Kuna ta on isane, olen ma väga ettevaatlik, sõbrad. Tede võib ka siin segadust tekitada. Karabaš. Poeg, kuhu me jõudsime, Karabaš? Karabaš, kas sa natuke kartsid? Minu ilus poeg. Mašallah sulle, lõvikutsikas. Karabaš on muide kaitse. Las ta harjub veidi. Pärast seda hakkab ta kaitsma. Ta kaitseb oma aeda ja võtab selle omaks. Ta ei lase võõraid sisse. Noora, võta Noora korraks siia. Vaata Noorale. Tüdreke, sa oled juba nii suur, aga kas sa arvad ikka veel, et oled väike koerake, kallis?
kas mu tütrek arvab, et ta on väike koerake? mu suur beebi, aga kas ma võin sulle midagi öelda, vend? Õnneks koerad ei öelnud midagi, eks. ausalt öeldes see on tõesti jumala ime. ma ütlesin, et nad ütlevad kindlasti midagi. Sest Karabaš tavaliselt ei jää võõrast koera nähes niisama. oota, Karoliin, aga oota, tütreke! Ta ei pelga, läheb kohe peale ka. Vaata, Asijale meeldis ta ka. oota, kutsume teda. Karabaš, tule siia! Karabaš, tule siia! Karabaš, tule siia! Karabaš, sa sattusid jälle parima inimese juurde, kelle juurde sa sattuda võisid, poiss. Tule siia! Tule, Karabaš, tule! Minu lõvi, ta ei kuula mind üldse. Ta tõmbus tagasi, vend, ta on praegu väga paanikas. Paratamatult on normaalne, et ta tagasi tõmbub. Karabaš, tule siia! Roki, mu poiss, sa ehmatad mind. Roki, ära mine liiga lähedale. Karabaši pea läheb kuumaks, hammustab või midagi. Karabaš. Tule! Miks sa ei tule? Tule! Tule! Tule, Karabaš! Ei vend, ta ei hooli minust üldse. Ta on praegu paanikas, kardab teisi koeri. Karabaš. Ta avaneb mõne päevaga. Kui temaga tegeleda, siis avaneb. ei, vend, ta jäi sinna, ei tõuse üles ausalt. Nüüd võta ainult kitsed ja kanad ülesse. Tegelikult läheme koos sinna. Vaata, kuidas nad on rivistatud. Filmi, kuidas Bonjour mõnuleb. Bonjour! Kuule, poiss, kas ma ei öelnud teile, et ärge võtke seda plakatit maha? Bonjour! Poiss, ma vaatan, sul on tuju hea. Karismaga sündinud poiss. Minu kena poeg. Sul on tuju hea, bonjour! Ära söö seda, mu laps. Kui ilusasti me selle siia tegime. Te olete ikka parajad loomad. Te lõhute selle siin tükkideks. Need on ka nüüd näljased. Söögiaeg on käes, sõbrad. Korraldame nii koertele, kanadele kui kitsedele kõigile söögid ära. Käisin nüüd ja ostsin koertele ka kana. Hoidsin ka Karabaši ja teisi tänavakoeri, kui tagasi tulin. Tulge, võtame kanad ka autost maha. Toidame meie lapsukesed kõhud täis, Karoliin. Karabaš jäi ettevaatlikuks. Pole hullu, harjub ära, nüüd on mul süda rahul. Sest Karabaš näeb mind ju seal. Ta läheb hulluks, vend, hüppab mulle peale, tahab, et teda paitaksin. Kuidas me ta nüüd niimoodi üksi jätame? Oleks vaid võimalik ka teised kaasa võtta. Vaata Tysonit. Tyson, tule, Tyson! Tule, poiss, ma annan sulle süüa. Kuule, Tyson on hästi kaalus juurde võtnud, vaata teda. Vaata selle mehe väärikust, mašallah mu pojale. Argentiina oma tõeline poeg. Oh, sind võiks jumal õnnistada. Karismaatiline poeg mul. Tyson, baba, kas sa oled näljane? Papa tõi täna teile 70 kilo vana, tead küll. Oota, Noora! Noora, sina tahad ka välja joosta, ei? Oodake nüüd. Heidame nende kana välja, sõbrad. Toidame nüüd meie lapsi kõhud täis. Kas te olete näljased, noored? Hoppa! Mängige korralikult. Olgu, kari hakkas juba kogunema. Sööge kõhud täis, isa ostis kõigile piisavalt. Sööge nii palju, kui jaksate. Tänu jumalale, kõik meie lapsed on suurepärases kaalus. Nende kargate hooldus, karvaläige ja füüsis on kõik väga head. Kui ma sööksin ka nii palju kana, oleksin ma samasugune. Meie omad on kõik lihaselised, mašallah, tänu valgule. Hiljuti keegi kirjutas, dede jalgade lihased. Dede on mašallah nagu kulturist. Tule. Mu lõvid saavad kõhu täis. Autos on veel, ma ei toonud teisi veel välja. Lapsed vist ei ole näljased. Kas te ei ole näljased või? Kaplan? Kaplan, ausalt öeldes tundus sa mulle Karabaši moodi. Te näete nii sarnased välja. Võta ka see asi kaadrisse. Roki, tule siia, Umai, tule siia. Umai haugub jälle sealt, ta kardab siia tulla. Harjutame temaga ära, vend, tasapisi. Ma annan nüüd nendele lastele süüa, sõbrad, ja ajan kiiresti oma asjad ära. Ma armastan teid väga. Minu palve teile on, et palun ärge vedage mind alt. Kui toetate mind, siis oleksin väga rõõmus, kui laikite seda videot, tellite kanali ja jätate kommentaari. Hoolitsege enda eest hästi. Olge terved! Olge terved, mu sõbrad!